Pealinnas on 5 randa, kus linna poolt kindlustatakse suveperioodiks rannavalve. Ujumis-nautlemiskohti on kindlasti veel, kuid seal saab viibida ainult omal vastutusel. Tänavune suvi on rannalistele olnud armuline ning perioodi, kus suvemõnusid nautida on olnud rohkem kui mõnel eelmisel aastal. Probleeme on olnud vee kvaliteediga. Kokkuvõtvalt võib öelda, et vee kvaliteet on kas hea või väga hea ja kahjuks on siin olnud ka sees selliseid päevi, kus näiteks 12 päeva või tervelt 2 nädalat on olnud vee kvaliteet kehva, seda eeskätt sinivetikate põhjusel, mistõttu on ka võib-olla mõned spordiüritused pidanud oma plaane ümber tegema, mis näiteks triatloni puhul arvestavad ka ujumisvõistlusega. Tipppäevadel külastavad pealinna suuremaid randu nagu Stroomi või Pirita rande 10 000 inimesed. Kui see number kasvab suureks, siis on kohustus suurendada rannavalvemeeskondade suurust. Kord avalikes randades lisaks rannavalvele tagavad ka munitsipaalpolitsei patrullid. Mitte liiga palju, aga päris palju ikkagi tullakse koertega randa, et tuleb ikkagi meeles pidada, et suplusalas koerad ei ole lubatud erinevatel põhjustel, nii tervis kui turvalisus. Et selles mõttes see on meil üks põhiprobleeme ja lisaks klaastaara ja alkohol, millega tullakse randa, et siis me palume viisakalt lahkuda. Päris kellegi veeõnnetuse sattunud inimese päästmisega randades tegeleda ei ole tulnud. No see suvi on olnud Eestimaal selline, kus väga palju on saadud rannas käia, aga mida rohkem inimesi rannas, seda rohkem ka probleeme. Statistikat vaadates siis poole suvega erinevaid probleeme on ikka kõige rohkem ette tulnud Pirital. Seal on rikkumisi kõige rohkem, lausa 2030. Teised rannad jäävad pikalt selle arvuga maha. Kõige rohkem joobes inimesi on aga tulnud korrale kutsuda hoopis Harku järve rannas 151. Stroomi rand on sellel aastal saanud uue väljanägemise, panustatakse ka teistesse piirkondadesse. Siin Stroomi ranna kõrval tõesti järgmisena võiks Pirita rannast rääkida, kus on tehtud ka ideevõistlus aastaid tagasi ja sealne rannateenindus kindlasti saab olulise arenguhüppe, aga ka Kakumäel Haabersti linna osas on planeerimisprotsess laual, kus rannahoonet sinna piirkonda soovitakse, nii et ma usun, et varsti me võime öelda seda, et kõik 5 ametlikku supelranda on ka väga hea kaldapealse teenindusega. Rannavalve rannas ei ole juba ammu enam lihtsalt üksus, mis hätta sattunuid aitab. Päris tihti me teeme ise ka nalja, et me võime omale igasugu asutuste nimesid siia uksele kleepida, et meil tuleks ikka kõike küsima, aga selles mõttes on tore ka, et siis meil on iga päev täiesti erinev. Et meil kõige rohkem tööd tegelikult ongi kaldal, et isegi rohkem kui vees, aga silmad peavad igal pool olema. Kadunud laste kohta on rannas õnneks teateid oluliselt vähemaks jäänud. Ilmselt on vanemad olnud tähelepanelikumad ning suudetakse olukorrale kiiresti lahendus leida. Ilmaprognoos lubab sooja suve veel kauemaks.